Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Täna räägime tehisintellekti kasutamisest pahatahtlikel eesmärkidel. Nii et räägime nii häkkeritest, riiklikest osapooltest, propagandast kui ka valeuudistest. Olete näinud, kui tihti genereeritakse pilte ja pannakse need internetti. Osaliselt teevad seda ka maffiagrupid. Samuti inimesed, kes püüavad tarkvara abil luua troojalasi või muud pahavara, mida kasutatakse väljapressimiseks või petuskeemides. Näiteks lunavara puhul, kus pead maksma, et oma andmed tagasi saada. See on väga tihedalt seotud ka krüptovaluutade maailmaga ja selleks on meiega Ivan Barbato, nii et tere tulemast. Tere tulemast tagasi pärast rahuliku perioodi Lähis-Idas. See on tõsi. Aitäh veel kord kutse eest ja mul on alati väga hea meel sinu kogukonda tulla. Ja nagu me olime endale seadnud, oli idee jätkata oma teekonda tehisintellekti maailmas. Valgus muutub selles mõttes, et me alustasime väga optimistlikult, kõik oli tulevikku suunatud, sest me olime tegelenud ajaloo, oleviku ja tulevikuga, eriti just tehisintellekti puhul, siis juba viimasel otseülekandel sisenesime maailma, mis võib-olla hakkas natuke halliks muutuma. Ei, see tehisintellekti kasutuselevõtt sõjaväes, sõjalises sektoris. Me rääkisime Palantirist, me rääkisime Antropicust, muide ka nendes valdkondades on viimase hetke uudiseid. Eelmisel nädalal andis San Francisco kohtunik juba esimese võidu niimoodi. Tahame seda öelda Antropicule, kes oli kaevanud Pentagoni kuulsa loo pärast, kus Antropic lisati tarneahela riskide nimekirja. See oleks sisuliselt takistanud Antropicul töötamast kõigi tarnijatega, kellel on tegemist Pentagoniga. Seega selles olukorras märgime Antropicu esimese sellise võidu. Kui kõik jätkub, põhjused, miks seda vallandati Lähis-Idas. Kindlasti analüütikud ja ajaloolased uurivad neid lähiajal päevadel, nädalatel, kuudel, kui mitte aastatel. Aga kindlasti oli tehisintellekt üks neist vitriinidest, mida see sõda kasutas, et end kehtestada. Palantirist. Eelmisel nädalal vaatasin ma intervjuusid ühe teise üsna huvitava tegelasega, ütleme nii. Ma ei tea, kas sa tead Palantiri? Palmer Luckey, Andurili asutaja. See noormees, kes müüs oma asutatud ettevõtte Oculus'e Metale Facebookile, teenides sellega palju raha ja ta suundus ümber sõjatööstusesse, saavutades sealgi märkimisväärset edu. Just eelmisel nädalal esitles ta edusamme oma drooni Fury arendamisel. Ma ei tea, kui paljud teist teda tunnevad, meil on olnud temaga kokkupuuteid. See, mida nad näitasid, ei ole eriti huvitav ega innovatiivne, välja arvatud see, mida nad ütlevad, et tahavad teha. Relvasüsteemid tavaliste vahenditega ja kättesaadava tavapärase tehnoloogiaga, mida saab poest osta. Mis nende noorte puhul väga üllatab, me oleme seda teemat juba käsitlenud nii Big Bang Theory hetke mainides kui ka seda, et need tegelased olid kõik videomängudest tuletatud. Palmer Luckey muide läheb intervjuusid tegema plätudes, Bermudades, Hawaii särgis ja sassis juustega. Ta veedab rohkem aega energiajooke juues kui lobisedes. Ja põhimõtteliselt, kui sellist investorit kuulata, tekib tunne, et kõik muutub tehisintellektiks ja tehisintellekt lahendab kõik probleemid. Kuid kui vaatame, mis Iraanis juhtus, siis seni, kuni kõik on staatiline, võimaldab see märkimisväärseid edusamme. Aga kui kõik muutub kineetiliseks, on olukord veidi erinev. Iraani vastuseid polnud kindlasti ette nähtud ja kindlasti polnud ette nähtud ka tagajärgi. Siin ta on, muide, see on selle tegelase iseloomulik pilt. Neil on kaks väga olulist omadust, mis iseloomustavad tänapäeva ettevõtjaid. Nad on nii tehnoloogiate alal tugevad,
kui ka inseneriteaduste seisukohalt väga osavad. Nad suudavad, aga ka sotsiaalmeedias luua endale tegelaskujusid, eks, väga tubli. Ja nagu Elon Musk, tal on märkimisväärne tööstuslik inseneri võimekus. Näiteks kui vaatame Elon Muski tegevust OpenAI või teiste ettevõtetega, siis tema saavutused on olnud uskumatud. Tema on 67 kuuga rajanud gigatehaseid ja sama on ta teinud ka selle Andorini puhul. Ta ehitab farme, modulaarseid tööstusi ja valmistub saama üheks suurimaks Pentagonile tarnijaks. See aga, nagu me ütlesime, oli see ülevaade, mida me tegime. Me liikusime täiesti valgustatud alalt natuke hallile alale, kui nii võib öelda, kus kõik on väga seotud propagandana, sageli ka faktidega, kuid mitte alati, kinnitatud ja idee, mis meil koos Mirkoga tekkis, on täna liikuda sinna piirkonda, mis on kindlasti varjuala, võib-olla isegi täiesti must. Sest nagu me nägime Iraani sõjas staatiliselt, geneetilisel üleminekul ei reageeri need osapooled, keda me pimedale poole asetame, alati nii, nagu oli ette nähtud. Ja sageli suudavad nad neid tehnoloogiaid kasutada ka märkimisväärse eduga. Just nimelt. Täna alustame vestlust, mis jaguneb 4 osaks, kui soovime neid nii jagada. Seega jäigime peamiselt seda, mida teevad jõu tumeda poole esindajad ja mida see endast kujutab. Häired ja ohud riikidele, võib-olla piirdume NATO riikidega ehk Euroopa ja Ameerika Ühendriikidega. Seega teeme ülevaate, mis keskendub järjest rohkem meie praegustele ja tulevastele probleemidele. Alustamegi täpselt nii, nagu Mirko praegu näitab. Seekord muutsin veidi lähenemist, seega valisin graafilise lahenduse. Peaaegu nagu oleksid need veebilehe leheküljed. Seega hakkame vaatlema tehisintellekti ja üldiselt kaasaegsete tehnoloogiate kasutamist 3, ütleksin, ja üldiselt nendes, mida võime nimetada asümmeetrilisteks konfliktideks. Kõik tänapäeva konfliktid on asümmeetrilised konfliktid. 2022 aasta veebruaris hakkasime nägema seda, mis oli Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt. Ja üha enam näeme me konflikte. Kui me kasutame sõna konfliktid, siis peame silmas nii füüsilisi kokkupõrkeid sõjalisel tasandil kui ka arengulisi konflikte. Oleme juba vaadelnud kogu tehisintellekti maailma, jagades selle 2 suureks maailmaks. Ameerika Ühendriigid ja Hiina. See ongi tõeline lahing, kus meie eurooplastena oleme nende tehnoloogiate vaatlejad ja kasutajad. Just nimelt, kui me vaatleme seda teemat asümmeetriliste konfliktide kontekstis. Mirko, kui soovid natuke allapoole liikuda, siis saame näidata ka ülejäänud alates levikust kuni integreerimise ja kasutamiseni, eriti just kahese kasutusega tehnoloogiate puhul. Nendest tehnoloogiatest omakorda. Nii et kui me hakkame maailma vaatlema, liigume tasapisi maailma poole, mis võib-olla meie vestluse viimases osas määratleme selgelt kui terrorismi küberkuritegevust. Seega organiseeritud kuritegevust tehnoloogiate abil, isegi kübersõda. Ja toome ühe näite, üks klassikaline organiseeritud kuritegevuse näide, mis liigub üha enam peaaegu intelligentse organisatsiooni suunas, kasutades kõiki neid platvorme, nii nagu meie tavalised kodanikud olime seda mõistnud. Ka need organisatsioonid piirduvad nende tehnoloogiate kasutajate või suurkasutajate rolliga. Seega me ei leia neid uurimise arendustegevuses, vaid kasutamises. Sageli on see väga fantaasiarikas ja tihti kasutatakse tehnoloogiaid viisil, mida leiutaja ise ette ei näinud. Lava taga rääkisime Mirkoga. Näiteks Telegram on suurepärane suhtlusvahend, kuid sageli kasutavad seda väga loominguliselt ka kurjategijad. Ja selliseid näiteid on veel palju. Nii kummaline, kui see ka ei tundu.
Need nii laialdase levikuga platvormid kasutatakse pigem propaganda levitamiseks, mitte organisatsioonide vaheliseks suhtluseks, nagu me hiljem näeme. Mida nad siis tegelikult teevad? Nad leiavad midagi uut, nagu ka meie kõik, ja püüavad seda enda kasuks ära kasutada, luues tõelisi ökosüsteeme. See praegu tekitab suuri raskusi. Võimud. See seab võimud väga raskesse olukorda. Sageli on tegemist mehhanismidega, mida võib kindlasti nimetada kaheotstarbelisteks. Ehk need on sageli kaubanduslikud mehhanismid, mida on väga raske kontrollida. Sageli on need mehhanismid nagu platvormid, mida me kõik teame, näiteks WhatsApp või ka Telegram. Ots.krüpteeringuga platvormid, nagu neid nimetatakse. Kus isegi see sama ettevõte, sama organisatsioon, sama üksus, kes on platvormi loonud, ei suuda sõnumisse sekkuda. Ehk see, kes sõnumi saadab, on ainus inimene koos saajaga, kes suudab sõnumit selgelt näha. Seega on võimudel suuri raskusi nende organisatsioonide jälitamisel, kes sageli tegutsevad hallides tsoonides. Kasutades tuntud platvorme, aga sageli ka väga vähe tuntud platvorme, et omavahel sõnumeid vahetada. Kuidas see toimib? Läheme natuke sügavamale, kuidas nende võimete levitamine toimub. Just, nemad tegelevad pigem operatiivse integreerimisega. Selles algfaasis jääme alati natuke üldiseks ja pealiskaudseks, hiljem läheme järjest sügavamale. Nemad kasutavad sageli ja meelsasti avatud kanaleideks. Ütleksin, et me saame jagada selle 6 suureks valdkonnaks. Üks peamisi valdkondi, mida kurjategijad kasutavad. Paneme need kõik kokku, sest erinevad määratlused võivad ulatuda terrorismist kuni kuritegelike organisatsioonideni, mis on suuremad või väiksemad, rohkem või vähem organiseeritud, kuni üksikhuntideni välja. Esimene on kindlasti kübermaailm. Kübermaailm saab tehisintellektist üsna olulist kasu. Mirko, äkki liigud natuke allapoole, et ka vaatajad näeksid paremini. Just. Küberkuritegevuse maailm on tehisintellektist tohutult kasu saanud. Miks? Sest tehisintellekti lihtne kasutamine koos tõlkimisvõime ja levitamisvõimega, seega mõju ja propaganda on väga palju aidanud. Nii selles olukorras küberkurjategijaid kui ka samu terroriorganisatsioone, pseudoterroriorganisatsioone ehk neid, kes toetavad neid organisatsioone. Mõju ja propaganda on võib-olla muutumas nende jaoks üheks tugevamaks relvaks, mida on kõige raskem tõrjuda. Ma usun, et Itaalias olime eelmisel nädalal just eile tunnistajaks sellele mõjuga seotud juhtumile, kus arreteeriti mitu alaealist, kellest üks oli süüdistatav. Usun, et kokku oli 7 noort, kes olid kaasatud, nad kuulusid rühmitusse, mida nimetati Werwolf Division. Mirko, sina kui ajaloolane, suur ajalootundja tead, et see ei ole uus rühm. See sündis üldise vastupanurühmana juba teise maailmasõja lõpus. Ja mida see teeb? Püüab levida, püüab mõjutada, püüab teha propagandat. Kahjuks ei ole nutitelefonide ja sotsiaalmeedia platvormide pakutav kasu alati positiivne. Ega saa seda olla 100% ulatuses. Ka selle dramaatilised tagajärjed. Ja eriti noored, väga noored on kindlasti need, kes on kõige vastuvõtlikumad, nõrgemad ja kergemini mõjutatavad. Nende rühmade värbamine sihib üha nooremaid. Juba ISIS alustas sellega 2000 aastal, mis see siis oli? 80-aastased kasutasid Facebooki värbamiseks ja nii edasi. Juhtumid oli palju. On üks juhtum nendest nädalatest, kuigi Iraanis on minu teada umbes 200 000 pastaraanit ja 600 000 basiigit. IRGC Azdaranid
värbavad 12-aastaseid poisse koos vormiliietega kõigega. Loomulikult alustavad nad vaatlus, teabe ja muude ülesannetega, kuid sellistes oludes on see muidugi veidi lihtsam. Nende organisatsioonide poolt indoktrineeritakse, radikaliseeritakse neid ja nii edasi. Nii et kui ma mainisin ISIS-t, siis see on täiesti asjakohane, kuid see on asi, mis juhtub paljudes kohtades, kahjuks ka Euroopas. Võib-olla näeme seda meie vestluse kolmandas osas. Just nagu me rääkisime, seega värbamine ja mobiliseerimine ning siis kasutatakse seda palju ka finants- ja logistilise vastupidavuse ülesehitamiseks. Nad lepivad omavahel palju kokku platvormide kaudu, kasutades omavahel koode, mida näeme lõppfaasis. Ka samad platvormid, Mirko, see on küll tehisintellekt, aga kõik see, mis on internetipangandus ja finantsplatvormid on väga laialdaselt kasutusel raha liigutamiseks. Ja see kõik kasutab ühte kontseptsiooni, ma ei tea, kas oled kunagi kuulnud tehnoloogiast nimega Tor, mis on brauser, mis põhineb töö tegemisel. Ütleksin, et jah. Kõik, kes töötavad ka Osintis ja sellega seotud valdkondades, tunnevad seda tehnikat. Et on olemas ka Osint Dark. Jah, ei, absoluutselt. Sest ka need, kes töötavad jõuheas pooles, peavad end kaitsma. Seega kasutatakse sibulasüsteemi, Onion tähendabki seda. See kaitseb järjest rohkem. See on muide Tor brauseri sümbol. Just see ongi. Seega ehitades üles rea vaheservereid, satelliite, maskeeritakse end järjest rohkem. Kuni selleni välja, et võimude jaoks muutub võimatuks aru saada, millisest serverist. Võib-olla on see keegi, kes elab kõrvalkorteris lähedal, aga jätab mulje, nagu kirjutaks Singapurist või kuskilt mujalt. Oli Silk Road, jah. Ja. Sest ma teadsin, et Silk Road oli foorum, kus sa said palgamõrvarilt osta kotitäie kanepit, relva, mis saabus sulle lahti võetuna. Ja siis saadi põhimõtteliselt omanik kätte, kui ma ei eksi, siis FBI on tal juba mitu aastat vangis hoidnud. Kuid sellest on tekkinud ka teisi variante. On olemas ka Itaalia variant, mis minu teada kandis nime Forum Cipolla, siis tekivad uued alamvariandid ja nii edasi. See kõik on täiesti tõsi. Kui sul ja su kogukonnal on huvi, siis mõnel järgmisel korral võiksime vaadata ka riiklike tegutsejate poole. Teeme kiire kõrvalekõike. Kübermaailm jaguneb kahte suurde kategooriasse. Need, kes töötavad häkkerite maailmas, jagunevad. Kui töötavad tavapärases ettevõttes, siis meeskonnad jagunevad punasteks ja sinisteks. Sinised on kaitse, punased on need, kes teevad ründeid, et süsteemi testida. Siis jaguneb häkkerite maailm veel mütside järgi. Valge, hall ja must. Valged on eetilised ja mustad on pahad. Ja hallid on need, kes liiguvad mõnikord piili peal. Siis pesantissimo. Need teoloogilised, eks, need, kes on võib-olla, ma ei tea, Vene sandvormi liikmed, kes võib-olla ei teeks midagi teise venelase vastu, aga teeksid seda ukrainlaste vastu. On neid, kes häkivad India kõnekeskusi ja paljastavad neid YouTube'is. See on üsna kuuluseks. Kas see on eetiline? Jah, sest ta ei võta raha, aga tehniliselt teeb ta teises riigis teise kuriteo. Kellegi vastu, kes teeb teises riigis kuritegu. Ja tuleb ka öelda, et sagedi kasutatakse sõna häkker valesti. Absoluutselt, selles mõttes... Häkitud mäng. Ei, need on kräkkerid, need, kes murravad kaitseid. Siis on olemas lamerid, mis oli ka halvustav termin, et öelda, et sa oled lamer. Tegelikult on lamer see, kes käitub nagu häkker, aga tegelikult ta seda ei ole. Ja. Tegelikult need, kes kasutasid teiste programmide põhjal tehtud programme. Ma räägin väga vanadest asjadest 90-ndatest. Näiteks Back-Orifice, sellised asjad. Siis peame kindlasti selle osa tegema, sest Mirko tõi sisse väga huvitava teema, sest üldiselt just nimelt need, kes töötavad kübermaailmas, ärme kutsu neid häkkeriteks, jagunevad riiklike osalejateks.
Seega riigid, kes peavad omavahel sõda, kübersõda, jagunevad ideoloogilisteks, nagu näiteks Anonymous. Sageli on ta püüdnud inimesi aidata ja nad jagunevad ka kurjategijateks. Riiklike ja kriminaalsete häkkerite maailmas on tekkinud tõeline frantsiis. Seda näitame tulevikus, mida need siis teevad. Nad kirjutavad tõelisi käsiraamatuid, pakuvad isegi koolitusi ja seletavad, kuidas asju teha. Miks nad seda teevad? Esiteks on ründepind tohutu, see on veeb. Seega ei suuda kõik seda korraga teha. Kui nad teevad frantsiisi, õpetavad nad noortele või indialastele, vietnamlastele või kambodžalastele, kuidas neid rünnakuid teha ning võtavad seejärel 15-20% tuludest endale. Aga mida nad sellega saavutavad? Nad väldivad seda, et keegi teine ründaks seda isikut või teist. Seda nimetatakse riski üleandmiseks. Täpselt nii. Nii et kui algaja poiss teeb midagi valesti, siis kui politsei tuleb uksekella helistama, kannab tagajärjed poiss, mitte grupp. Seejärel näitame ka, kuidas nad tegutsevad, kuidas nad räägivad, millist tüüpi vestlused neil tekivad. See on huvitav küsimus. Kui levinud on kübersõjad? Mitte kunagi ei räägita ühtegi tüüpi rünnakutest. Need on nähtamatud sõjad. Need juhtumid tulevad välja siis, kui rünnatakse haiglat, kui rünnatakse elektrivõrku ja riik ei lase sellest teada. Aga igal hetkel käivad sõjad, isegi täiesti absurdsetel põhjustel. Mängurid, kes vihastavad arendaja peale ja teevad mänguserveritele DDoSi, kuni need ei pööra parandust tagasi või ei eemanda konto keeldu või midagi sellist. On palju sõdu, mis toimuvad siis, kui neist räägitakse. Jah. Sageli teevad riigid neid sõjaliselt. FBI ei tule sulle ütlema, vaadake, eile häkiti meid ära. See on sisemine asi. Ja siis nad avastavad selle. Peale Kashpateri, kellele iraanlased alles hiljuti sisse häkkisid mitte isikliku meili, nii et parool oli tõenäoliselt 12345, arvestades neid tegelasi. 90% juhtudest on parool tuletatav sinu sünnikuupäevast. Väike mäng, mida võite proovida, kui tahate kellegi Facebooki parooli teada saada. Küsige temalt tema ema, neiupõlve nime, sünnikuupäeva ja lemmiklooma nime. Need on 3-5 taastamisküsimusest. Absoluutselt, jah. Aga küsimus, mille sinu kasutaja esitas, on liiga hea, see väärib vastust. Siis toon selle vestluse käigus tasapisi näiteid 45 juhtumist. Mõned vanemad nii, et need ei viitaks praegustele juhtumitele. Aga nagu Mirko ütles, ei avandata alati põhjuseid. See pole kasulik. Ma ütlen sulle ainult ühe asja. Eelmisel suvel oli Hispaanias ja Portugalis elektrikatkestus. Portugal sai mõne tunni pärast, 10-11 tunni pärast elektri tagasi, Hispaanial läks natuke kauem. Ametlikke põhjuseid on palju. Kui ma oleksin uudishimulik, uuriksin, mis asi oli Stuxneti viirus. See, mis pani mõned aastad tagasi Iraanis tsentrifuugi plahvatama. Loomulikult ei saa võimud selliseid asju avalikustada. Aga näiteks on olemas ametlik andmed, mille on avaldanud Anthropic, keda rünnati väga koordineeritult, kus juures 90% rünnakust oli automaatne, kasutades muu hulgas Anthropicu tehnoloogiaid. Ja rünnaku viis läbi GTG 1002, mis on ametlik Hiina grupp. Nad on Hiina sõjaväelased. Või näiteks Mirko mainis just Patelit. Andala on viimasel ajal palju rünnakuid korraldanud. Need on iraanlased. Andala on Iraani grupp. See annab meile võimaluse jätkata halli tsooni teemad rääkimist. Sest tihtipeale, nagu Mirko enne mainis, tahan arendajale ära teha ja nii edasi, see maailm toimib samuti väga palju maine põhjal. Nii et kui ma suudan kedagi tõeliselt hirmutada, kui ründan kedagi, kes ei oska end kaitsta, siis suudan teda tõesti väga ära ematada. Nii et Andala teeb olulisi rünnakuid. Need ei ole alati nii tugevad ja edukad, nagu nad ise väidavad. Tõenäoliselt on Pateli juhtun näiteks selline,
kus häkiti kellegi teise telefoni, kes temast pilte tegi. See ei ole Pateli telefon. FBI telefonidele ei saa nii lihtsalt ligi pääseda. Aga Andala tegi näiteks paar nädalat tagasi väga tugeva rünnaku Strikerile. Striker on meditsiiniseadmete tarnija. Ameerikas tõesti väga tugev. Ta blokeeris ta ja tegi talle palju kahju. Ta hävitas palju asju. Nii et need rühmitused on tugevad, neil on toetus ja nad muutuvad aina tugevamaks ka sellepärast, et siin teeme ühe olulise kõrvalepõike erinevalt tipptasemel tehisintellektist, mis hõlmab väga intelligentseid inimesi, suuri laboreid, suuri investeeringuid. See on maailm, kus intelligentsus on üsna ühtlaselt üle maailma laiali jaotatud. 45 liikmeline grupp, kelle käsutuses on tehisintellekti jaoks juba aegunud tehnoloogiad, suudab siiski ära kasutada süsteemide haavatavusi. Suudab olla tõhus ja tugev kogu maailmas. Nendel päevadel muide, ma arvan, et see oli just täna, nii et ma võin seda uudist jagada. Ka Liibüas korraldatakse, Mastri korraldab vägesid, et luua kübersõjapidamise võimekus. Põhja-Korea tegutseb selles vallas edasi. Põhja-Korea teenib aastas umbes $1000 miljonit lunavara, lunaramade ja väljapressimise pealt. Quindi, insomma, hiljem, kui liigume edasi, räägin ma Lazarusest, mis on Põhja-Korea grupp. Täpselt nii, Mirko, lähme Maatriksi juurde. Alates 1–5, kusjuures 5 on loomulikult kõige suurem kaal, kõige suurem oht, olen ma teile jaganud tehnoloogiad ja funktsioonid koos alaga, kus need asuvad. Näiteks tehisintellektil põhinevate abisüsteemide valdkonnas suudavad kurjategijad, terroristlikud või pseudoterroristlikud organisatsioonid palju lihtsamini kui varem teha propagandat ja värbamist. Propaganda on oluline teema, see on endiselt olemas, sest näiteks eriti terrorismivastases maailmas on võimudel väga raske seostada käitumist kindlate süüdistustega, tõenditega. Sest propaganda on asi, mis liigub üsna mittelineaalselt, eks. Nii et näiteks suudavad nad palju lihtsamini toota videoid, saata neid erinevates keeltes ja eriti hakkab asi muutuma keerukamaks, vigu tehakse teadlikult. Kas sa mäletad, Mirko, seda meest mustaseks? Pärast Roswelli saatis CIA inimeste koju, kes väitsid, et olid midagi näinud. Mehi, kes olid riietatud nagu John Belushi, eks, nagu Blues Brothers. Võimalikult teatraalselt, täpselt selliste autodega nagu filmis Mehed mustas. Miks? Sest nii, et kui inimesed hiljem rääkisid, need on 50ndate filmid, esimesed mõjutusoperatsioonid, kui inimesed rääkisid, mis juhtus, peeti neid hulludeks. Käisid kodus musta riietatud inimesed, Ray-Bannid ees, no mis sa räägid? Ja sama teevad ka need propagandistid, nad panevad meelega sisse asju, vigu. Miks? Sest kui kõik on liiga täiuslik, tekitab see liiga palju uudisimu. Näiteks tsiviil- või ärivaldkonnas, eks. Kuni mõnda aega tagasi loodi täielikult tehisintellektil põhinev avatar, väga ilus tüdruk nimega Alana, hispaanlanna, influencer, kes oli kogunud miljoneid jälgijaid. No, ka gigatšedis. Jah, absoluutselt, jah. Kui jälgijad, see, kellel... See tüüpiline lihamägi, keda näha võib, pidi olema mingi Türgi modell, ma ei mäleta täpselt, mis tegelikult oli see välja mõeldud, see oli mitme mudeli liialdatud segu ja nii edasi. Jah, need on tegevused. Just sel nädalal, ma ei mäleta nime, aga oli üks konto, kus oli väga ilus tüdruk, kes oli Ameerika sõdur. Ta pani endast pilte koos Trumpiga, koos Melaniaga igas olukorras, loomulikult patriootlik, väga ilus Ameerika unistus, aga tegelikult oli see täielik avatar. Aga kui see juhtub, siis kasutajad ihastavad ja lõpetavad selle vaatamise. Kui aga on vigu,
siis on see kõik meelega tehtud, sest nad tahavad seda normaliseerida. Kas sa mäletad seda videot rünnakust Pentagoni Tom Cruise'i vahel? Täpselt, väga tubli, aitäh Jessica Foster. Video, mille Pentagon tegi kohe pärast rünnakut Iraanis Tom Cruise'i stiilis ja nii edasi. Mis on eesmärk? Eesmärk on normaliseerida, et muuta kõik justkui mänguks, nii et kõik distantseeruvad, kogu asi dehumaniseeritakse. Nii et nüüd, kui sa näed droonirünnakut, keskendud sa rünnaku õnnestumisele. Olgu. Sa keskendud droonirünnakule, mitte selle tagajärgedele. Olgu. Siis suured keelemudelid, mida nad teevad? Nad aitavad jälle propaganda, värbamine, küberoperatsioonid on nüüd muutunud väga tugevaks, petuskeemid, keelevahetused üha keerukam ja raskem tuvastada, andmepüük, jah. Enam ei ole seda vana Nigeeria printsi, kes sulle e-kirja saatis. Kirjutatud väga halvasti, nüüd on nad palju osavamad. Ma räägin sulle seda oma YouTuberi kogemusest. Ma saan väga palju kirju inimestelt, kes teesklevad end olevat YouTube'i või Facebooki inimesed, kes ütlevad mulle, su videotega on autoriõiguse probleem, mees, tule sellele lingile ja sellised asjad. Meid tuleb väga palju. Või on ka võltsitud äripakkumised, kus saadetakse sulle kiri, me oleme sponsor X, müüme mikrofone, saadame selle sulle ja nii edasi. Läädi alla sissejuhatav pakett. Sa lähed, loomulikult teed veebis skaleerimise ja loomulikult trollgrammi. Absoluutselt. Neid nimetatakse ühe klõpsuga rünneteks, aga nüüd oleme jõudnud 0 klõpsu rünneteni. Täna oleme avameelsed, paljud teist on sellest kuulnud. Näiteks juba mõned aastad tagasi oli olemas tarkvara nimega Pegasus, Iisraeli tarkvara. Jeff Bezose telefon nägati fotoga, mille saatis Mohammed bin Salman, MBS, Saudi Araabia kuningas. Seda näitame siis saates, kuidas seda tehakse, näitame seda 6. saates. See tuletab mulle meelde, et see liigub nüüd WhatsAppiseks. Jah. See ajab mind naerma, sest kui mulle tuleb mõni sõnum, juhtus see professor Bretša puhul, keda tervitan, siis tuleb mingi pilt näiteks, palun hääleta mu tütre poolt. Bravissimo. See levib väga palju. See Pegasuse oma oli salakavalam, keerulisem, sest sellel oli 0 kliki võimalus. Sa ei saa midagi teha, isegi kui sa sellele ei kliki ega ava seda. Nüüd näitame seda, kui teeme saadet, kuidas seda tehakse. Lähme mõne juhtumi juurde, oleme endiselt ülemaailmses vaates. Lähme mõne juhtumi juurde nüüd Lähis-Ida, Aasia ja Aafrika juhtumid allpool sellel slaidil, mida sa praegu näitad. Niisiis, Lähis-Ida, mainis juba Mirko, ISIS, Hezbollah. Muide, propaganda maailmas, jah, seda tuleb teha, seda tuleb arvestada. Mirko, kas sa tahad näidata seda fotot, kus on Hamad, Bashar ja Zahir Biravi? Seda fotot sellest lavast? See tuleb. Olgu, ma hakkan seda samal ajal seletama. Propaganda kasutab sageli ka teadmatuid inimesi. Nii et kui näiteks nendes pettustes, mida me enne kirjeldasime, Mirko suurendab seda keskel olev mees, väikese paberiga hallis ülikonnas on Ahmad Barah ja punase lipukese juures on Zahir Brahimi, seal on Hamasi välisminister. Inglismaal nemad, need 2. Jean Renault pärast taastusravi. Idue, me tunneme neid väga hästi, isegi kui me ei tea Euroopas. Need 2 olid mitme flotilli paadi omanikud. Need, kes läksid toiduaineid jagama ja siis Iisrael arreteeris nad ja nii edasi. Nad kasutavad väga tihti teadmatuid inimesi. Ma olen täiesti kindel, et sellel laevastikul nende sabade vabatahtlike ja teiste seas oli väga palju neid, keda ajendas nende ideoloogia ja kes tahtsid minna appi. Just, need organisatsioonid kasutavad sageli inimeste heausklikkust.
Nad varjavad end loosungite taha, nagu võitlus meie õiguste eest, võitlus rõhutud rahvaste eest ja muu selline. Ja sageli teevad nad kampaaniaid, et leida raha, rahastada ja toetada seda, mis ulatub organiseeritud kuritegevusest kuni terrorismini. Tulles tagasi meie teema juurde, see oli lihtsalt väike kõrvalepõige. Tulles tagasi meie näite juurde, näiteks on olemas Lõuna-Aasia näide, kus eriti Kambodžas toimub see Hiina ja Kambodža piiril. Hiina organiseeritud kuritegevus on ehitanud tõelisi petukeskusi. Nad on võtnud paljud kasiinode litsentsid, et tegutseda väidetavalt seaduslikult, kuid sees on neil orjad, kes töötavad selle nimel, et petuskeeme teha, ehk siis pettusi teha. Seega praegu... Sest kui sa sinna jõuad, siis võetakse sinul pass ära ja sa oledki sinna lõksu jäänud. Seda tegid ka saudi-araablased, jah. Kui nad korraldasid maailmameistrivõistlusi ja nii edasi, tuli hiljem välja tööskandaalide käigus, et lisaks sellele neilt võeti passid ära ja nii edasi, ei saanud nad tagasi minna enne, kui töö oli lõpetatud. See oli seega tuntud võte, seda juhtus varem ka Indias ja Pakistanis. Nüüd olen ma kolinud, jah. Selles osas oleme me praegu veel natuke õnnelikud, sest keelebarjäär on olemas. Nii et nad teevad peamiselt pettusi oma kaasmaalastele, vietnamlastele, hiinlastele ja nii edasi Ameerika Ühendriikides. Euroopas on need, mida Mirko kirjeldas, ehk siis one click, tantsijas tütar, hääletamine ja nii edasi. Nad võtavad kõik andmed. Aafrikas pole võib-olla isegi mõtet seda teemat alustada, sest Aafrika süsteem on nii nõrk. Tööasjade tõttu olen ma veetnud palju aega Sahara taguses Aafrikas. Erinevates riikides on üks juhtum, mis mulle näiteks meenub Mosambiigis umbes 10 aastat tagasi. Räägin kiiresti, sest ma näen, et juba on möödunud 40 minutit ja meil on palju asju arutada. Umbes 10 aastat tagasi seal, kuna inimestel puudus usaldus võimude vastu, olid kõige tähtsamad WhatsAppi grupid ja neid kasutati alati valeuudiste, propaganda ja muu sellise levitamiseks. Üks tüüpiline juhtum, mida kasutasid just kurjategijad, nimetati triikraua juhtumiks, triikraua jõuguks, kujutavaid ette. Kõik toimus 1 nädala jooksul, aga see kõik oli peaaegu muutumas riigipöörleks. Miks? Sest levis kuulujutt, et see oli toimunud. Mosambiigi pealinn on Maputo. Varem kandis see nime Lorenzo Marquez ja see asub strateegiliselt Johannesburgist õhuliinil vaid tunni kaugusel. See asub lahe ääres, üks osa on Maputo pealinn, teine osa on satelliitlinn nimega Matola. Levis kuulujutt, et üks kuritegelik jõuk oli hakanud majadesse sisse murdma, kasutades triikrauda, et piinata inimesi nendes majades ja võtta neilt raha. Seal valitses paanika, täielik paanika. Nii et kõik käisid ringi umbusklikult, kuni tõelised kurjategijad hakkasid aru saama, et see hirmutas inimesi tõesti. Nii et nad sõitsid ringi triikraudadega auto pagasiruumis, siis avasime pagasiruumi, näitasime seda triikrauda ja kõik ehmusid. Mosambiigis, kuna võimud ei toimi, korraldavad inimesed end ise ja lintšivad. Nii et on olnud inimesi, kes on surnud, sest nad olid segaduses. Inimesi, kes võib-olla tegid midagi omal käel, sest nad olid segaduses. Kõik see põhines valeuudisel, mis nädalaga võttis riigipöörde mõõtmed. Et teile näidata, kui lihtne on... Aafrikas oli veel üks juhtum, kus kuulutati, et president on surnud ja et ta on asendatud. Ka see, siis ei usutud, et see, kes tagasi tuli, oli see õige president. Ja. Oleme seda asja näinud ka Itaalias enne tehisintellekti, Uno Bianca perioodil. Uno Bianca jõuk, kõik nägid neid oma silmaga. Kujutage ette, kui palju valgeid Uno autosid Itaalias ringi sõitis. Kõik nägid Uno Bianca bandiite. Võib-olla sellepärast, et keegi jättis selle kuskile kõrvaltänavasse pargitud. Need ongi nemad. Ja tuleme tagasi selle mõiste juurde. Ja seal ongi see paradokseks. Ehk siis, Ivan, mida sa ütlesid? Miks Uno Bianca jõuk kasutas valget Uno autot? Sest neid on väga palju. Täpselt. Ja see andis väga palju valeteateid.
Ja nii jõuamegi tasapisi selle punktini, millest enne rääkisime. Kas viga on tahtlik või on see pidev umbusaldus? Praegu näiteks need, kes loovad valeuudiseid, ei tee seda enam. Näiteks veel üks praegu populaarne pettus, kuna nüüd suudame tehisintellekti abil reaalajas nägu muuta ja ka häält imiteerida, siis tehakse seda, aga see pole veel täiuslik. Seega, kui ma püüan olla täiuslik, jään kohe vahele. Praegu, kuna paljud ettevõtted on nüüdseks kaotanud koosolekud Zoomis, Google Teamsis, Meetis ja nii edasi, sest oli juhtumeid, kus keegi suutis koosolekule sisse pääseda teeseldes, et on tegevjuht, kasutades halba ühendust, et varjata tehisintellekti puudusi. Siil oli näitleja, kurjategija, kes esines tegevjuhina. Ja kuna pilti polnud selgelt näha, ei saanud aru, mis on tõeline, mis vale. Ühesõnaga. Need ongi need päris. Ühendasin end autost, tulin lennujaamast välja, oli... Väga tubli, väga tubli. Läheme edasi. Nüüd loeme selle lõpetatuks ja liigume edasi järgmisega selle organiseeritud kuritegevuse teemaga, tehisintellekti kasutamisega terroristlike rühmituste poolt. Siin olen selle teile jaganud 3 suureks valdkonnaks. Soovi korral läheme siis 3. ossa, kus mainime just seda, mis võiks olla Ameerika Ühendriikides, vaatame seda hiljem rahulikult. Neil ei ole suuri hirme, vähemalt hetkel, islami taustaga terrorismi ees. Nad on rohkem keskendunud siseterrorismile. Meie Euroopas oleme tõenäoliselt rohkem avatud potentsiaalsele, koputades puule, rauale, kõigele, mis olemas on, terasele, potentsiaalile, mis on seotud islamiterrorismiga, kasvavatele muredele, radikaalsete rühmituste ja organiseeritud kuritegevuse pärast. Nii et meie selles teises osas jagame selle 3 osaks. Seega moslemi vennaskond, mis kindlasti kujutab endast potentsiaali, kuid mille kohta meil veel palju tõendeid ei ole. Sest pärast näitab Mirko seda. Nagu enne öeldud, tegutsevad nad sageli eetiliste, seaduslike, vabatahtlikkusele tuginevate või õiguste eest võitlevate organisatsioonide kaudu. Kõik need asjad, mis Euroopas hästi mõjuvad. Tehisintellekt, jah, seda näitame kohe pärast seda. Tehisintellekt, kuidas see neid gruppe aitab? Kõsti gruppi. Just, nimelt nagu öeldud, propagandas ja logistilistes levitusorganisatsioonides tänase vestluse eesmärk on jõuda lõpuks selleni, kuidas nad suhtlevad, eks. Seega mitte kõik võib-olla oleme näinud, et suhtlusviis on sageli sümbolite kaudu ja sageli tehakse seda selleks, et varjata end. Seega ohtlikud, tõsised ja organiseeritud rühmad ei tegutse alati massilise levitamise platvormidel, sest nad hakkaksid siis silma jääma. Seega nad ei väljenda end ega räägi koodis nendel platvormidel, sest neid oleks tihti leida. Sageli loovad nad foorumeid, mis nagu Onioni kontseptsioonis blokeeritakse kohe, kui võimud nad avastavad. Ja siis liiguvad nad kiiresti järgmistele foorumitele. Lähme Matrixi juurde, mi saame natuke aega kokku hoida. Ja räägimegi valdkondades, kus see liigub. Need on kõik andmed, mille ma teile panin. Siis Mirko, kui tahad need 2 esitlust kogukonnale üles panna, kõik need on varustatud allikate ja viidetega ning kõik on riiklikud agentuurid, alates FBI-st, NSA-st, CIA-st, Euroopas Europol, Interpol ja nii edasi. Nad keskenduvad väga palju sisu levitamisele. Sageli mõnes teises foorumis, kui me räägime näiteks Lähis-Idast, valitseb üldine üksmeel. Näiteks Iisraeli ja Palestiina konflikti puhul on Hamas propagandasõja suurelt võitnud. Konkurentsi pole.
Iisrael ei püüa enam isegi propagandale vastu astuda. Propaganda, ütleme nii, sest see on nii ülekaalukas, nii võimas, et nende jaoks on see juba kaotatud lahing. Kas see on sellepärast, et eriti Euroopas on see mõjule pääsenud? Sest Euroopas on väga altid võitlema õiguste eest, kaitsma nõrku, seisma vastu võimukate või parajasti võimul oleva kiusaja kuritarvitustele. Nii et lõpetatakse vaatlemine ja uurimine ning pannakse selgas selle jalgpallimeeskonna särk, mis meile kõige rohkem korda läheb. Sellest hetkest alates ei kuulata enam teist poolt, teist arvamust, vaid võetakse kohe pooli. Selles osas on tehisintellekt propagandat väga palju aidanud. Ja siis võimekad inimesed, sest Iraan on minu teada maailmas 4. riik STEM lõpetajate poolest. Need on insenerid, lõpetanud inseneriteadustes, tehnikas, mehaanikas, hoolduses ja muudes valdkondades. Ühesõnaga kõrge tasemega inimesed. Sama kehtib ka araablaste kohta. Palestiinlased on selles valdkonnas tugevad. Hamasil on üsna tugevad küberstruktuurid. Põhimõtteliselt on neid koolitanud ja õpetanud iraanlased ja venelased. Aitäh! Lähme Maatriksi juurde, Mirko, kui sul midagi selle vastu ei ole. Vaatame siis toimijat, funktsiooni, seda kõige alumist. Võib-olla veelgi allpool. Siin see on. Nagu varemgi jagasin ma tähtsuse ehk kaalu järgi skaalan 1–5 selle, kuidas tehisintellekti funktsioonid jagunevad ja millest see aitab. Näete, terrorismi puhul aitab tehisintellekt väga palju propaganda värbamisel. Me mainisime seda juba varem seoses alaealisega, kes eile arreteeriti. Ma usun, et rühmal, kuhu ta Itaalias kuulus, oli umbes 80 liiget, kes sai tealet ja koolitust. Seega siin keelebarjääri enam ei ole, on võimalik levitada palju teabematerjali. Noormehel oli olemas materjal, et valmistada atsetonperoksiidi segu ehk siis lõhkeainet. Sama materjal, massiiliselt. Samad rühmad, antud juhul vasakpoolsed radikaalid, levitavad sageli juhendeid, kus õpetatakse võitlema võimude vastu ja nii edasi. Seega tehisintellekt aitab väga palju kaasa propagandale ja väljaõppele. Organiseeritud kuritegevus keskendub väga palju sinna, kus on raha, ilmselgelt. Nii et ideaal enam ei ole, on ainult raha. Seega pettustele, rahavesule, krüptorahadega seotud tegevustele. Nüüd riiklikud osalejad, need, keda me enne mainisime, erinevad riigid, eriti Aasia omad, keskenduvad väga palju krüptorahade, rahakottide ligipääsu andmete varastamisele. Kui teeme osa küberteemadel, siis räägime palju ka nutitelefonidest. Need on võib-olla kogu ahela kõige nõrgem lüli. Me salvestame nendesse seadmetesse liiga palju infot ja kõik on rünnatavad, alates iPhone'i, iOS seadmetest kuni Androidideni. Ei Android. Riiklikud osalejad, keda me just mainisime, on rohkem suunatud hübriidnojule. See on see, millest me enne rääkisime. Nad tegutsevad väga sageli valdkondades, mis on meelega segased, et ei oleks aru saada, kes nad on, kus nad on ja mida nad teevad. Sageli on nende rühmade rünnakud sellised, mis kestavad kuid, kuna nad saavad endale seda lubada. Alates hetkest, mil sind rünnatakse, kuni hetkeni, mil sa sellest aru saad, möödub sageli 6 kuud või isegi aasta. Nii et nemad peale seda, kui nad on kõik tulemüürid ja süsteemid mööda hiilinud, püüavad nad sees olles aru saada, kuidas organisatsioon toimib. Nii saavad nad sind 2 korda šantažeerida. Esmalt lunavara abil, et saaksid oma tööks vajalikud failid tagasi, kui maksad. Nad krüpteerivad su failid ja sa ei saa neid enam lahti võtta.
ainult makstes saad need tagasi. Ja siis tuleb teine laine, kus nad nõuavad raha, et sinu infot mitte avalikustada. Seda tehakse praegu väga palju, eriti väga organiseeritud rühmade poolt. Lõpetaksin ka selle osa ja liigume edasi teema juurde. Nendest 3 harust, millest rääkisime, teema, vennaskond, monogramaffia ja küberkurjategijad. Selles osas olen teile taas lisanud kõik kontrollitavad ja eelkõige usaldusväärsed allikad. 3 valdkonnast on kõige raskem tõestada moslemi vennaskonda, sest nagu öeldud, kõigepealt ametivõimud Mirko, siis selle osa juures, kui ma räägin, näita 2 Prantsuse luure ametlikku faili ja seda Ameerika oma. Ei, teine, see seal Ditour, teine. Siin see on Frère Musulman, moslemi vendade poliitika. See ei ole väga uus dokument, aastast 24 Prantsuse teenistustelt. Moslemi vennaskond on ametlikult esindatud 28 Euroopa riigis. Tugevalt juurdunud Belgias ja Prantsusmaal. Prantsusmaal on neil, me täna meid ei näita, aga neil on ka kohalikke saadikuid, kes on sageli valitud ja kuuluvad ametlikesse parteidesse, mis on seotud moslemi vennaskonnale. Belgias samamoodi. Moslemi vennaskond tegutseb ainult ja eranditult ametlikult. Seega nende valitsusväliste organisatsioonide kaudu raha kogumine, propaganda, võitlus õiguste eest. Seega tegutseb see täiesti seaduslike saamides. Ja Prantsuse teenistuste dokument on dokument, mis kirjeldab, vabandage sõnamängu pärast, nende käsiraamatuid, mida nad siis privaatselt eraviisilistes kohtades levitavad. Alates mošeedest kuni organisatsioonideni, nende klubideni ja nii edasi. Intuitsioonidega, mis ei ole just kõige sirgjoonelisemad. Moslemi vennaskond on Prantsusmaal väga tugev ilmselgetel põhjustel. Eriti Alžeeria kogukondades, veidi vähem ülejäänud niinimetatud Musta-Aafrika kogukondades. Eriti Magribi piirkonna esindajate seas on nad üsna tugevad. Egiptlased loomulikult ei suutnud isegi Egiptuses võimu haarata enne, kui toimus riigipööre. Moslemi vennaskond on Türgis väga tugev. Hamas on seotud moslemi vennaskonnaga. Hamas ja need on sunniitliku päritolu islami organisatsioonid. See on ka üks põhjusi, mitte moslemi vennaskond, vaid sunniitlik taust, mis on osaliselt ka Pärsia lahe monarhiate ja Iraani vaheliste kokkupõrgete põhjuseks. Okay. Sellisel juhul moslemi vennaskonna puhul on tehisintellekti kasutamine peaaegu täielikult seotud propagandaga ja materjali levitamisega, propagandaga väljaõppe ja värvamisega. Ja tõenäoliselt, kui ametlikud agentuurid meile sellest räägivad, on nad tõenäoliselt ka seotud, see on olnud natuke kõrgemal tasemel. Seega lastakse natuke raha maailmas ringi liikuda, nii et ei tekiks jällitavust. Teine organisatsioon, mis meile meenutab, et see ei ole viga, Mokromafia 2 F-iga. Selle nime andis Hollandi ajakirjanik, kes hiljem Mokromafia poolt tapeti. Mokromafia on maffia, mis võttis kiiresti peaaegu täieliku võimu, ähvardades isegi ametlikku poliitikat, esmalt Hollandis ja seejärel Belgias. Hollandis olid nad jõudnud isegi avalikult ähvardada peaminister Ruttet, seda, kes nimetab Trumpi paparinoks ja kes on nüüd NATO peasekretär. Nad viisid läbi ka rea hukkamisi avalikul väljakul nende Hollandi mõjukate kodanike seas, kes vastu seisid. See on maffia, millel on juured Marokos. Nad kasutasid väga palju seda laialdast kohvikute süsteemi Hollandis ja liikusid kiiresti edasi samuti abiga
juured Marokos. See on maffia, millel on juured Marokos. Areng, platvormid ja nii edasi. Nad võtsid kiiresti kontrolli Rotterdami sadama üle ja seega ka sünteetiliste uimastite impordi üle. Sealhulgas opiaadid, kokaiin, muuhulgas Rotterdami sadama kaudu. Ja nad liikusid tohutu kergusega Belgiasse, kus nad võtsid täieliku kontrolli Antwerpeni sadama üle. Antwerpeni sadama oli muide neil veidi lihtsam vallutada, sest see on tohutu suurusega, kui ma ei eksi, siis 135 ruutkilomeetrit sadam, mida ametivõimud ei suuda kuidagi täielikult kontrollida. Kontrollimatu. Samal ajal on ametivõimud end organiseerimas ja saavutanud märkimisväärseid edusamme. Organiseerimas. Nad püüavad aru saada, kuidas nad liiguvad, kuid see maffia erineb meie omamaistest tuntud maffiatest ühe olulise omaduse poolest. Meie oma on majandusliku või finantsilise taustaga. Kuritegevuse eesmärk on raha teenida. See on täiesti territoriaalne. Makromaffia on aga maffia, kus liigub palju inimesi hallist tsoonist. Seega relva- ja narkokaubitsejad ning nii edasi. Siin on potentsiaalselt ka natuke ideoloogiat segatud, sest need inimesed tulevad riikidest, kus usuline mõju on üsna tugev. Nad suudavad värvata ka palju selle põhjal, et noored ei ole nendes riikides ühiskonda kaasatud ega integreeritud. Seega on need noored, kelle radikaliseerimine on lihtsam. Praegu esikleb see end maffiana, mille jõud ja ulatus on võrreldav meie omadega, kohalikega. Seega üsna muret tekitav sellest vaatenurgast. Kriminaalsest vaatenurgast kaldudes terrorismi poole. Küberkurjategijad on viimased, kellest selles vestluses räägime, ka sellepärast, et ma unustasin ühe juhtumi, mida võib-olla oleks huvitav mainida. Sa küsisid minult varem riiklike toimijate kohta. Toon sulle ühe näite, Lazarus. Need on Põhja-Korea sõjamäelased. Lazarus aastal 2000, umbes 10 aastat tagasi, eks. Ta varastas ühe nädalavahetusega Bangladeshi pangalt $1 miljard. Ühe nädalavahetusega. Nad suutsid selle peaaegu täielikult tagasi saada, välja arvatud umbes $80 miljonit. Miks see nii oli? Sest need riiklikud osapooled liiguvad sageli, nagu varem mainitud, hallides tsoonides. Seega tol ajal polnud krüptorahakottide kontseptsiooni. Oli päris raha, nii et seda tuli pesta. Nii, nad kõik läksid Macau kasiinodesse. Nad panustasid tohutuid summasid vaid mõne minutiga, mis muidugi tõmbas tähelepanu. Kaotus polnud nende jaoks probleem. Oluline oli need rahad puhtaks pesta. Tänu sellele juhtumile hakkasid häirekellad helisema, sest Bangladeshi pank ise polnud midagi märganud. Pühapäeval andsid Macau kasiinod häiret. Ja vahepeal saadi raha tagasi, välja arvatud need umbes $80 miljonit. Need riiklikud osapooled on rahapesust väga huvitatud. Seega liiguvad nad platvormidele, kus on lihtne raha pesta. Kihlveod, mööbli ostmine, luksus ja nii edasi. Kui raha on palju, muutub selle pesemine raskemaks. Mirko, hakkame lõpetama. Aga ma tahtsin näidata, ma näitan neid alati, sest siis saab keegi ekraani peatada ja seda vaadata. Täpselt. Omaette. Võtan lonksu. Esimeses 2 võid täiesti vabalt avandada, aga ka need, sest neid on kõigis allikates mainitud, nii et me oleme... Mida me kindlasti ei taha tekitada on jäljendamine, nii et hiljem vaatame asjad üle, kui tahame kellelegi retsepte anda.
liigume viimase juurde ja siis lõpuks näitame neid 2 Ameerika luure dokumenti. Meil jäi tegemata üks viide, see oli see The Tour. Ma seletan selle teile kiiresti 2 sekundiga ära. Selle võime ka panna ametlikuks avatud allikas. Ameeriklased kardavad praegu seda, siin pealkiri on kõnekas, mul tuleb naer peale, aga tegelikult pole siin eriti nalja. Miks terroristid ei ründa sildu, tunneleid ja maa-aluseid käike? Selle ametliku raporti järgi, kordan, lihtsalt sellepärast, et neid jälgitakse väga hoolikas, neid valvatakse väga. Oleks raske organiseerida, see võtaks liiga palju aega, oleks kulukas, nõuaks suurt investeeringut, et kõike ette valmistada. Ameeriklased on rohkem mures siseterrorismi pärast. Kas sa saad aru? Samas meie eurooplased hakkame tõenäoliselt rohkem muretsema 2 erineva ohumärgi pärast. Terrorism, mis ei ole tingimata seotud 2000-ndate alguses nähtud terrorismiga, vaid pigem tegevused, mille eesmärk on destabiliseerida, seega tõenäoliselt rohkem kriitilist taristut, rohkem, nagu me enne ütlesime, seotud energiaga, kommunaalteenustega ja kõige muuga. Lähme vestluse lõpupoole viimase failiga, mille ma teile andsin. Mirko nüüd varsti hakkab näitama, kuidas need tegelased suhtlevad. See on seotud hashtagide, emojide ja muu taolisega. Nii, siin tegelikult, ei, see ei ole see. Selle näitame viimasena, aga see ei ole, see teine, just see. Siin see on, kuidas nad suhtlevad. Siin on palju fantaasiat, palju koode ja mis kõige tähtsam, just siin ongi see punkt, mis teeb ametivõimudele kõige rohkem raskusi. Sest teadlikult kasutatakse sümboleid ja koode, mis on täiesti seaduslikud. Need on sümbolid, mis ühes riigis tähendavad üht asja ja teises riigis hoopis midagi muud. Ja kui neid vaadata eraldi, on need eksitavad. Seega tuleb jälgida mustreid, seda, mida kasutatakse regulaarselt, kontekste ja muud sellist. Selgitame lihtsalt need esimesed, need sümbolid, mis seal on. Esimene on con, Kermit, con, Pepe the Frog. Seda kasutatakse eriti palju Ameerika Ühendriikides äärmuslike rühmituste poolt. Nad samastuvad sageli, nagu me enne rääkisime, Beowulf Divisioni puhul. Nad samastuvad meelega kui need, kellel ei lähe hästi. Ehk siis need, keda kõik tõrjuvad. Ma olen ainus, kes asjadest aru saab ja kõik on minu vastu. Mina olen ohver. Nii et Muppet on veidram. Kõige suurem luuser. Nii et ma kuulutan end ise luuseriks, sest... Need pole näinud nohikute kättemaksu esimest ega teist osa. See on tõsi. Ja siis jälle jäljendamine. Sageli kasutavad teismelised neid ilma aru saamata, mida nad teevad. Või siis see wannabe. Ma tahan näidata, et ma olen, aga tegelikult ei tea. See tekitab terve rea häilekellasid, mis samuti helisevad nendes gruppides. Nii et nad panevad silma peale neil, keda potentsiaalselt saab värvata. Nagu Winter meile meenutab, piisab, kui nad lähevad Incelide foorumisse ja seal on neil inimmaterjali küllaga. Absoluutselt. See juhtub väga palju ka Twitter X-is. Sageli kodeerivad nad nii, et kasutavad platvorme nagu TAM. See tähendab, et kui mõjutaja tegelane näeb teatud sümboleid, teed ta retweeti. Nii et nad loovad pideva retweetimise mehhanismi, nii et see info, isegi kui see on võlts, tunnistatult võlts, levib laialdaselt. Teen ühe tsitaadi, millest saavad aru ainult meie YouTuberid ja mõned publikust. Üks nõuanne Jubo Drillole, koledate foorumile ja Rato Difoniale. Olge ettevaatlikud, sest mulle tundub, et just see seltskond on selliste asjade sihtgrupp. Jah.
Sama kehtib ka nende äärmuslike gruppide kohta. 100%. Muide, see loob ka omamoodi suhtlusviisi, mis toimib eri rühmade üleselt. Sest nad kasutavad sageli fotodel, videotest ka inimeste tehtud sümboleid. Ma ei tea, kui paljud teist tunnevad seda sümbolit. See on suprematistlik sümbol, mis näeb välja nagu tavaline okei-märk. See on Türgi huntide sümbol. Ei. Ei, nemad teevad ka nii, eks. See on nii, Türgi hundid ongi sellised. See siin on white power, sest WP power isegi Erdogani räägib sümbolite kaudu. Kui teil on aega raisata ja soovite sellesse süveneda, siis ka Erdogan teeb seda sageli. Mis see on? Üks natsioon, üks rahvas, üks lipp, üks religioon. Seda ütles keegi ka varem, aga siis oli neid 3. Täpselt nii. Ta tõi laps. Mitte ainult jah, sümbol 3, Elhani tiigrid ja nii edasi. Nüüd kasutab Erdogan sageli seda sümbolit, et edastada teavet ja sõnumeid. Seega kasutatakse seda sümbolit väga palju nii moslemi vennaskonna kui ka eriti islamistlike natsionalistide seas. Aga teised sümbolid, 100, kloun, üsna hea tablett. Jah, Blown Cough on sisuliselt ka seal, kuidas öelda, hall ala. Cough tähendab sisuliselt mind ei huvita, kui sa seda kasutad teatud klastris. See pole minu asi. See pole minu teema täpselt. Jah, ma ei sekku sellesse. See on asi, millesse ma ei sekku. Olgu. Teeme nii, sulge see fail ja ava see teine. Ei. Ei huvita. Ei, ma näitan sulle rohkem. Just, see ongi. Ma näitan sulle rohkem, sest Ameerikas on isegi vanematele juhendi välja andnud. Et aru saada, jah. Olgu, aga ma vaatan need praegu läbi nii, et kui sa tahad neid hiljem vaadata täpselt. Siis pärast ava see teine, see üheleheküljeline, see Ameerika luureama. See seal tõesti, selle me avaldame, see pole ju meie oma. Kuule, ma ütlen sulle endise mootorratturina. Punkti. Seda võib mõista ka kui 100% ja nii edasi. Mootorratturid kasutasid vastupidist sümbolit 1%-dist. See tähendab, et kuulume selle 1% hulka. Teised on ülejäänud 99%. Mirko, kõik. Näiteks minul oli üks, mida pidin mõnda aega tagasi kasutamise lõpetama. Sageli saatsin väikese südamekese, mis siis laienes. Just, see on üks maailma kõige koledamaid sümboleid. Seda kasutatakse palju, mina ei teadnud seda, inimkaubanduses, inimeste seas. Jah, eriti nende poolt, kellele meeldivad lapsed. Mina kindlasti, jälle, näed, see on huvitav. Varjatud tõe, ärkamise ja lahkumise sümbol on pill. See on viide filmile Matrix, punane pill, sinine pill. Väga tubli. Me vaatame seda Ameerika failis. Ma olen mitmete varasemate tööde tõttu pidanud uurima just seda kõneviisi, eriti paremäärmuslike rühmituste puhul. Maga ja nii edasi. Ei, mitte see, ärme lähe sinna. Näe, just see siin, see, mille sa enne võtsid. Tubli. Kerige seda ja siis liiku pigem pihtide poole. Vaatame seda. Täpselt, vaata, see on see südameke, millele ma viitasin, näed. Neias. Aga see süda, mis kasvab. Täpselt, nii et lill. See on alaealine ja kasvab. Madonna. See on nagu pervertide keel. Ma küsin sult seda. Keri nii kui prised. Ohver on neitsi, nad kasutavad sherrit, sest Ameerikas öeldakse pop hurt sherry. Jah, täpselt. Kerid sina, kui neid graafilisi pilte näed ja sellitad kuulajatele, mis sümbol seal kõrval on, siis saame seda täielikult näigata. Näed, see siin on juba pigem jõukude kõnebruk. Okay. Seega saadetakse sõnumeid nende koodidega.
terroristide puhul on seda palju vähem, sest neil on vähem huvi narkootikume müüa. Vaata seda, gaasipump, veretüüp NG, et kirjutada välja sõna gäng. On olemas loomingulisi inimesi, jah? Absoluutselt, jah. Seda näeme tõenäoliselt Itaalias, Euroopas mõne aja pärast, sest Ameerikas kasutatakse seda rohkem. Nii et nemad olid esimesed, kes selle asja kasutusele võtsid. Ma olin näinud, ma ei mäleta millisel YouTube'i kanalil ühte, kes rääkis escort-saitide maailmas kasutatavast keelest. Ei, jah. Ja ta ütles, et seal räägitakse näiteks hinna üle kauplemiseks kasutati autokooli keelt. Linnakiirus tähendab 50 €, eks. Täpselt. Nad kasutasid seda kui paradismi. Täpselt. Absoluutselt, jah. Kerige edasi, seal on veel väga huvitavaid tabeleid selle kohta, kuidas narkokoodid töötavad, siis liigume terroristide osa juurde. Näete, see on see, mida ma leidsin siis Fantaasia Goat ehk kits. Kõigi aegade parim. Ka seda kasutatakse. Jah, väga palju Messi, Cristiano Ronaldo ja nii edasi kohta. Täpselt. Kuid kui sünteetilised narkootikumid hakkasid levima ja saabuma, seostati neid kinda narkosümboliga ning siis tuli kits, see retsept, mis kõige paremini õnnestus. Vaata, seal on ka mõõtüik. Üks nael. Jah. See on seljakott. 8 päeva. Täpselt. Erinevad tabletid, erinevad sümbolid, mida me hiljem näeme, tähistavad metanfetamiini, pentanooli, kokaiini loomulikult, lumeinimest. Näed, siin on isegi, kui sa vaatad korraks üles, see oli retsept selle valmistamiseks. Okei, see retseptiraamatust. Jah. Ja, siis veel allpool, kui sa selle faili üles laadid, siis me näeme seda, on ka muid asju, näiteks ümberpööratud kolmnurk äärmuslikele rühmitustele, kes on semiitide vastu ja nii edasi. Aga mõne puhul läheb tõesti aega. Siin need on. Juramio, aitäh. Täpselt nii. Vaheta sümboleid. Ja, need on. No vaata seda. See on ju see, mis on juuksuri juures, eks? See pöörlev juuksuri sümbol, toru. No, nüüd ütlen ma kõigile. Minge tagasi oma WhatsAppi vestlustesse või kas või vestlusesse oma tüdruksõbraga ja vaadake neid väikseid sümboleid, mida te kasutate. Nendega peame ettevaatlikud olema. See, mida Mirko praegu näitab, on omamoodi juhend selle osa kohta, mis on rohkem seotud islamiga. Kas saite aru? Seega on seal kõik juhised olemas. Aitäh. Nemad, näete, see on oluline. Oluline on transport. See seal ründab iseennast, tundub õiglane. Kast, see on esimene. Või mõni muu sümbol nagu 4, mida ma teile näitasin, David. On ainult üks tõde, meie. Okab, jah. Jah. Näiteks viimane, jah. Need sümbolid, kas seal polnud ka kuulus püstol? Sest mingil hetkel tekitas see Higsi või Facebooki kohta segadust. Ma ei mäleta, miks nad püstolit vahetasid ja seal oli see maskiga tüüp, kes ütles, et paneb selle switchi peale tagasi. Kõik saidid keskendusid sellele, et see oli püstol. Puritaanid. Isegi püstolikooni ei tohi kasutada. See polnudki sellepärast, et seda just sellistes kontekstides kasutati. Siin jälle tuleb alati vaadata. Mirko, sa tabasid konteksti ideaalselt. Näiteks on olemas ka see proua või härrasmehe sümbol. Seda me kasutame palju. See, mida kasutatakse äärmus parempoolses keskkonnas, omab teist tähendust. Sina näiteks praegu, kui just näitasin, oli üleval Pepe de Frog, kes seda selgitas, aga veel natuke kõrgemal, veel natuke edasi. Veel natuke, siin on 3. kast.
Teine sümbol, see on moslemi vennaskonna sümbol. 2 ristatud mõõka. Okei, nii et kui me hakkame neid segama, palun ärge tehke seda. Ärge tehke seda kodus, siin teevad seda professionaalid. Täpselt nii, kogu asi tuleb natuke läbi mõelda. Ma saan aru, et kui seda uurivad lapsevanemad, võid see tekitada ka paanikat. Nagu alati on kasutu suhelda, vestelda või arutada, et aru saada, mis toimub. See on viimane, pärast seda lõpeb meie vestlus. See on värske 16. märtsi seisuga, palun. See on väga pikk, me paneme selle üles ja siis saate ise lugeda. Aga on 2 asja, mis ameeriklasi sügavalt muretsevad. Ainult 2. Esimene on küberruumi sõda. Space war, okei? Okei, nad on väga mures. Miks? Sest kõik, mis toimub kosmoses, seega satelliitidega. Sama Venemaa püüab endale ehitada omamoodi Starlinki võrku. Hiinlastel on muidugi palju rohkem võimekust. Ameeriklased ei taha mingil juhul kaotada ei võitlus kosmose pärast aga eelkõige tahavad nad end kaitsta. Ja see, mis puudutab ameeriklaste teist ohumärki, ongi seotud just hübriidrünnakutega. Täna oli Corriere ajalehes üks artikkel. Tegelikult vahetasin selle kohta mõtteid ühe oma hea sõbraga. Ma arvan, et meid vaatab praegu ka Alexander Greenberg, kes jõuab hiljem Mirko Aleksandri kanalile. Ma arvan, et Lähis-Idas on ta inimene, kes tunneb Iraani süsteemi kõige paremini. Suurepärane inimene. Ta räägib võib-olla 10 keelt. Mul on piinlik temaga rääkides. Ta oli kirjutanud ühe artikli. Väga huvitav, täna leidsin sellest ühe versiooni, mis ei ole vist tema artiklist Corrieres inspireeritud, mis räägib Iraani Mosaiik organisatsioonist. See selgitab uudishimulikele või neile, kes ei olnud väga hästi aru saanud või aimanud terve rea käitumisi, mida Iraan oli ilmutanud. Nagu rünnakud Türgi vastu, rünnakud Omaani vastu ja nii edasi. See oli huvitav ja selle andis mulle Kamehinei. Pärast eelmise aasta juunit see oli nii. See on jagatud mosaiigina, enam ei ole püramiidi. Seega ei ole tippe, mille kõrvaldamisel katkeks voog, vaid jagunemine on tehtud mosaiigina. Seega on palju rakke, mis tegutsevad iseseisvalt, järgides üht doktriini, kuid tehes ise otsuseid. Aga mitte juhtide kõrvaldamise kaudu. See on täiesti vale arusaam, sest tegemist on pigem horisontaalse juhtimisega, kus kui üks osa langeb, siis keegi ei võta teise osa kohta üle. Täpselt nii, nad olid sellega ka harjunud. Iraanis liikus ringi sünge nali, et kui tuli nimetada staabiülemat, tuli küsida Mossadi käest. Nad viskasid seda nalja isegi omavahel. Nii et süsteemidesse ja luureteenistustesse imbumine on väga märgatav. Mosaiiki jaotus, mis muide oli doktriin, mida levitati ka massis, see toimis umbes nii. See võimaldab neil hetkedel, kui nad ei saa suhelda tavapäraste kanalite kaudu, tegutseda ja jätkata tegutsemist poolautonoomselt. See on üks küsimusi, mis teeb kõige rohkem muret Ameerika Ühendriikidele, aga teeb muret ka meile eurooplastele. Sest üksikutunnid on väga raskesti tabatavad. Võimud pingutavad ja töötavad väsimatult, nagu me enne nägime. Ökosüsteem, milles nad tegutsevad, on väga keeruline, muutub iga päev. See on raskesti uuritav segu ja sageli, kui nad uurivad, võimudest on juba mööda läinud teist tüüpi organisatsioonid. Ma ütleksin, et kell 23:24 on meil peaaegu see kiir olemas.
sest siis tuleb jalgpallimäng. Kas keegi tahab näha 11 ülemakstud tüüpid ja sajavad palli taga? Mina isiklikult mitte eriti, aga ma püüdsin asjade kattumist vältida. Allikad leiate kirjeldusest, ma panin lingi koos kõigi allikatega, nii et saate nad alla laadida ja analüüsida. Ärge kasutage liiga palju emojisid. Täna muidu satume ükskõik millisesse nimekirja. Ja seega minu arvates anname üksteisele teada ja kohtume reedel otseülekandes Iraaniga, kus kindlasti on kohal ka Moro. Kindlasti teiste kaptenitega ma suhtlen, ma kuulen neist. Sa värbad neid seega tehisintellekti abil. Ma võtan neist proove, varsti on mul oma digitaalne kapten, minu digitaalne Moro. Ma lasen neil 12 tundi järjest rääkida nagu maratonil oma peadeks. Täpselt, väga hea, Mirko. Mida ma oskan öelda? Veel kord aitäh kutse eest ja tänan kõiki sinu kuulajaid, kes olid piisavalt kannatlikud meid kuulama. Ja ma loodan, et nad süvendavad oma teadmisi mitte tehisintellekti kohta, vaid selle kohta, kuidas end kõige selle eest kaitsta selle maailma eest, mis on tulemas tänu sellele. Hea tööd ja hea tööd ka neile, kes meid südaööl vaatavad. Enne seda tahtsin öelda veel ühe viimase asja, kuna siin on kohal Osi Intelligence'i esindaja. Me liigume edasi, testime klienti, seda, millega teie saate hajusarvutust teha, et meid aidata. Tänan südamest kõiki, kes on alla kommentaare kirjutanud. Ja jätan teile arvuti sisse lülitatuks. Ja aitan teid selle kliendi ideega. Näiteks seti, et aidata teil allikaid klassifitseerida ja nii edasi. Ja ka kõikidele meilidele, mis me oleme saanud ja mille ma olen tiimile edasi saatnud. Need hinnatakse vastavalt pädevustele nende seas, kes tahavad abiks olla. Selle põhjal, mida me kohe välja toome, mis läheb rakendusest kaugemale, mis klassifitseerib ja nii edasi. Igal juhul teeme koostööd kogukonnaga nii faktikontrolli, sirumise kui ka panustamise osas. Just see riistvara selle tarkvaraga, mis igal juhul tarbib vähe ressursse. 10% maksimaalselt, 15%, kui te midagi ei tee. Sest sellise klassifikatsiooni tegemine nõuab igal juhul tohutuid vahendeid. Selle asemel, kui seda natuke laiali jagada, võiks kõigi toetusega palju saavutada. Jah, mulle meeldib see, mida teevad andmekaevandajad, näiteks Hashminer, kes kasutas sinu graafikakaarti, kui sa magasid ja maksis sulle osa kaevandatud Bitcoinist Bitcoini kujul koos teiste kasutajatele. See on enam-vähem sama asi, aga eesmärgiga teha faktikontrolli, parandada allikate klassifitseerimist, mida on juba 12 500 ja lõpuks saada palju tõdepärasem teave. See on erapooletu ja pidev, sest me hangime neid sadadest riikidest, mitte ainult Itaaliast, Inglismaalt ja nii edasi. Seega annavad need sulle üha huvitavama ülevaate. Sest võib-olla on kuskil Bangladeshis keegi, kellest ma ei tea, kes töötab Ukrainas korrespondendina ja näeb midagi, mida meie eriti ei näe. Ka sellepärast, et kui te lõpuks vaatate, enamik uudiseid, mida ka meie enda ajalehed edastavad, on peaaegu kõik Associated Pressi, Reutersi, Bloombergi ja nii edasigi kordused. Seega on need väga sarnased. Et leida piisavalt häid uudiseid, pead rohkem pöörduma üksikute sõjaväelaste, blogijate või sarnaste allikate poole. Nii et aitäh kõigile ja kohtumiseni varsti. Aitäh kõigile!